Armsad koguduste vaimulikud, head ametivennad ja õed. Jumalal on soov, et iga inimene saaks kogeda tema armastust. Jeesus andis oma jüngritele ülesande ristida ja õpetada inimesi, et nad võiksid tundma õppida taevast Isa. Hämmastav on mõelda, et ta on otsustanud täita seda suurt missiooni just meie kohalike koguduste kaudu. Vastutus on suur, kuid pole vaja karta. Jumal on lubanud olla meiega ja temale pole miski võimatu. Meie tänased tegevused kogudustes kujundavad meie koguduste ja kogu meie kiriku tulevikku. Kui kogudustes ei tehta noortega tööd, jäetakse kasutamata tegelikult väga suur võimalus. Uuringud näitavad, et enamik usklikke on leidnud oma usu just noorena ja on üsna ebatõenäoline, et inimesed leiavad usu alles pärast 30. eluaastat, kuigi ka see ei ole võimatu. Tüdrukud leiavad usu enamasti vanuses 13–16 eluaastat ja poisid 16–18 eluaastat. Seega, kui kogudused soovivad, et rohkem inimesi saaks kristlasteks ja liituks kogudusega, peaksid nad keskenduma just noortele. Noorena kuuldud Jumala sõna annab inimesele võimaluse leida usk, saada kristlaseks ja koguduse liikmeks. Noortes peitub meie koguduste tulevik, mistõttu peaksid nad olema ka osa koguduse olevikust. Noortele suunatud töö on kogudustes ülimalt tähtis. Miks on noorte töö oluline? Kas noored ei võiks lihtsalt osaleda üldistel teenistustel ja tegevustes koos teiste igas vanuses koguduse liikmetega? Ideaalses koguduses on tegevused, mis toovad kokku erinevatest vanustest inimesi. Näiteks koguduse nädala peajumalateenistus võiks olla just see koht, kus kogu Jumala pere tuleb kokku, et kuulda Jumala sõna ja võtta vastu sakramente. Selline põlvkondade vaheline kohtumine pakub kõigile midagi ja toob samas ka rõõmu. Siiski on kogemus näidanud, et noored vajavad ka oma vanusegrupile mõeldud tegevusi. Neil on oluline omale tuttav seltskond, nende sõprussuhted, mida võimaldavad koos veedetud aeg ja jagatud kogemused. Neil on vaja kuuluda kõigiga üheskoos samasse gruppi, kuulda Jumalast viisil, mis sobib nende vanusele ja vastab küsimustele, mis just neid kõnetavad. Seetõttu on põhjendatud, et kogudustes korraldatakse noorte tööd, mis vastab noorte vajadustele, annab neile võimaluse tunda end mugavalt ning õppida tundma Jumalat, teisi inimesi ja iseennast. Ideaalis on koguduse noortetöö loomulik osa koguduse ühest tervikust. Paraku ei juhtu see alati iseenesest ja sageli kipub noortetöö olema eraldatud koguduse teistest toimingutest. Siin mängivad olulist rolli koguduse õpetaja ja noortejuht, kes saavad ühiselt tegutseda, et noortetöö oleks osa koguduse terviklikust elust. Noortejuht saab noortele tutvustada koguduse toiminguid ja inimesi ning kirikuõpetaja võib osaleda noorte õhtutel, anda piiblitunde ja tutvustada kogudust noortele. Noored võiksid osaleda kindlate ülesannetega koguduse jumalateenistustel, kus neile leitakse just nende jaoks sobivad rollid. Noored võiksid näiteks lugeda teenistustel piiblikohti, osaleda kirikupalve osade lugemisel, laulda armulaua jagamise ajal, katta kohvilauda või teha midagi muud jõukohast, aga just neid kaasavat. Ideaalne oleks, kui noored tunneksid end loomuliku ja vajaliku osana oma kogudusest. Kõik see saab hästi toimida, kui kirikuõpetaja nõnda juhib. Aktiivseid noori tuleks koguduse tulevikku silmas pidades kaasata ka koguduse juhtimisorganite töösse, noortejuhti koos noortega koosolekutele kutsudes, koguduse arenguplaane arutada koos noortega, kaasates neid ka aktiivsemaid noori näiteks juhtorganite valimistel. Noortejuhid on erinevad ja vajavad erineval määral toetust. Kirikuõpetaja saab noortejuhi tööd toetada väga lihtsal viisil ning parem on alguses pakkuda toetust rohkem kui vähem.
Paljud noortejuhid tunnevad end julgustatuna, kui nende amet on koguduses tunnustatud. Uue noortejuhi võib näiteks õnnistada ametisse koguduse jumalateenistustel ja kutsuda ta kaasa, kui koguduse töökollektiiv midagi ühiselt teeb. Oluline on, et noortejuht tunneks, et tema tööd hinnatakse ja et ta on osa koguduse meeskonnast. Seda tunnet saab tugevdada ka tasu maksmisega noortejuhi töö eest või muul moel teda tema panuse eest tunnustada. Kui noortejuht tunneb, et tema töö on oluline ja tähelepanuväärne, täidab ta oma ülesandeid paremini, nii nagu igaüks meist. Kirikuõpetaja võiks hoida regulaarset kontakti noortejuhiga ja ka noortega. Küsimused noortetöö käekäigu ja võimalike murede kohta loovad usaldusrikkama suhte. Koguduse õpetaja oskab kindlasti anda noortejuhile nõu erinevates olukordades ning koostöö sujuvaks toimimiseks on oluline hoida noortejuhiga väga head sidet. Koguduse noortetöö kõige olulisem eesmärk on õpetada noori tundma Jumalat, et nad võiksid leida usu. Kirikuõpetaja teoloogilised teadmised võivad tugevdada noortetöö piibliõpetust ja on loomulik, et õpetaja osaleb regulaarselt noorte piibliõpetuses. Nii tutvub vaimulik noortega ja saab suhelda noortejuhiga. See ei võta palju aega, kuid võib olla suureks abiks. Kui eesmärk on, et noored saaksid koguduse liikmeteks ja käiksid leeris, on väga oluline, et kirikuõpetaja oleks neile tuttav, oleks neile oma inimene. Seepärast tasub kirikuõpetajal olla avatud, kui noortejuht kutsub teda osalema noorteõhtutel, noorteüritustel või lausa laagritesse kaasa tulla. Üks tähtsamaid viise, kuidas toetada koguduse noortetööd, on võtta noored ja koguduse noortetöö regulaarselt palvetesse koguduse jumalateenistustel. Lisaks sellele, et kanname noored palves Jumala ette, annab see kogudusele sõnumi, et noortetöö on meie koguduses tähtis ja seda toetatakse. Noortejuhilt või noortelt endilt võib ka küsida, mille pärast nemad sooviksid palvetada, rõhutades, et meie abi on Jumalas ja et me peame koguduses noortetööd tähtsaks ja oleme valmis seda toetama. Koguduste üks tähtsamaid ülesandeid on teha kristlik sõnum, evangeelium tuttavaks igale uuele põlvkonnale. Uuringud näitavad, et nooruspõlv on eriti oluline usu tekkimisel, mistõttu on äärmiselt oluline, et kogudused tegeleksid just noortega, teeksid seal ja toetaksid noortetööd. Koguduse noortetöö on osa koguduse üldisest tööst, kuid samas vajavad noored tegevusi, kus nad saavad Jumala sõna kuulda viisil, mis neile sobib ja elada välja kristlikku ühtsust. Iga koguduse vaimulik mängib siin olulist rolli, et noortejuht saaks oma ülesandeid võimalikult hästi täita, peab koguduse vaimulik teda toetama. Oluline on hoida kontakti noortejuhi ja noorte endiga ning avalikult rääkida noortetöö käekäigust ning sellest ka, kuidas seda toetada. Koguduse noortetöö nähtavus koguduse teadetes ja eespalves on äärmiselt oluline, mistõttu peame me kogu aeg palvetama noorte pärast, noortetöö pärast ja meie kiriku tuleviku pärast.